Tere tulemast vaatama videode sarja Lihvimise profid. Täna meil on töökojas külas Mirka tehase esindaja Kalmer Kabanen ja me soovime temalt küsida või et ta tutvustaks, mis on Mirka tehas, mida ta teeb ja mis tema seal teeb. Ja räägime ka erinevatest lihvimistarvikutest, mis on uut ja mis on moes ja mis on erinevad seal lihvimispaberid ja võrgud. Et siis Kalmer, mis kujutab endast täna Mirka tehas? Tere! Et Mirka on siis Soome pereettevõte, kõik omab 4 tehast Soomes, kõik tehased on Vaasa piirkonnas. Ühes tehases siis toodetakse suuri rulle, millest siis edasi tehakse kas siis kettaid, lehti või mis iganes kujusid, mida me müüme. Aga mis valdkonnad üldse on või mis sihtrühmad ongi sellel Mirkal, et kas on siis puit, autotööstus, maalerid, ehitus, et mis see sordiment on, kui lai see on? Täpselt nii, et meil ongi 4 erinevat või 4 peamist sektorit, mis on ära jagatud meil. Et mina isiklikult olen siis ehituse ja puidusektori müügijuht. Siis on meil veel olemas peale puidu ja ehituse on veel autosektor, ehk siis kõiksugused autotöökojad, kes teevad, kui on auto avarii teinud autoremonte, siis on suured autotööstused on eraldi sektor, siis on meil üsna uus sektor on täppislihvimine, igasugused väntvõllide lihvimised, mis vajavad väga peent täpsust, väga peened lihvimised, mis seal ei ole enam materjalid, mis lihvivad seal mingi kas 500 või 600 karedusega, vaid seal on juba tuhandetes karedused, millega lihvitakse neid väntvõlli viimaseid, et ta oleks täiesti täpne. Siis on meil veel eraldi power tools, ehk siis kõik käsitööristad on eraldi sektor. Ja siis natukene niimoodi laiali valguvalt on veel merendus, ehk siis igasugused paaditööstused, komposiiditööstused, näiteks tuulikud on ju, elektrituulikud, siuksed asjad on veel eraldi sektor meil. Sa mainisid sinna vist, ma arvan, et sa pidasid silmas ka neid lihvimismasinaid, eks ole, et Mirkal on üks siuke väga äge kaasaegne sari, see Deos ja see Delta seal, siukest minu arust on 5 varianti seda masinat, mis puudutab puidu töötlemises. Aga need peetakse nii palju, kui mina tean, see on ka ühe käele, kergem ja siuke efektiivsem masin. Aga kuidas nad tekkisid üldse? Oli see siuke, pikk lugu, mis varem Mirkal oli näiteks, kui me selle Deerose eellugu korraks puudutame? No enne Deerost oli meil üldsegi või on tänaseni veel olemas kõik õhutööriistad. Pneumotööriistad ja pneumotööriistad ei ole originaaltoodang, ta ei ole originaal Mirka toodang, on ta küll meie brändi all müüakse, aga ta ei ole meie originaal, kuigi ta on nagu puhtalt meie järelevalve all, et me ikkagi vastutame nende tööriistade vastupidavuse eest ja töökindluse eest. Kuidas see enne Deerost oli meil esimene elektriline masin oli Ceros ja kuna meil oli tehases üks väga nupukas mees, kes arvas, et miks me peame ostma sisse masinaid, kui me võiksime nad ise teha. Ja siis tema alustas elektritööriistade osakonda, ehk siis nende väljamõtlemist, kujundamist ja töökindluse testimist. Aga kas Deeros hüppaski kohe oma sellisel kujul turule, nagu ta ongi praegu? Teda ei ole muudetud, tehtud seal veel väiksemaks, nagu ta praegu on? Üldkuju ei ole, Deerosel ei ole muudetud, et tal on seal igasuguseid muid lisasid, mis on sinna juhtplaati sisse ehitatud aastate jooksul, nagu see Bluetoothi ühendus, igasugused service, ehk siis service center'id jaoks, et sa saad kõik andmed, mis selle masinaga on juhtunud, palju ta on töötanud, palju on ülekoormust saanud, palju on ülekuumenenud, Siuksed veakoode nüüd saavad kõik service centerid vaadata ja raporteerida tagasi.
Oot, sa mainisid, et vastutate kvaliteedi eest, aga milles see väljendub näiteks garantiitingimused, et kui palju ja milles see seisneb? No garantiitingimused, kui me räägime Terosest nüüd Või pneumamasinatest ka? No pneumamasinatest samamoodi on tööstusinimestele või tööstusettevõtetele on garantii 1 aasta. Kui on väiksem tööstus, ühe mehe firma või eraisik, siis on 2 aastat ja saab veel 1 aasta lisagarantiid registreerimisega juurde. Aga mis kuulub põhimõtteliselt garantiitingimuste alla, kus ilma jututa tehakse see korda tootja siis kulul? No see on nagu autoga, et põhimõtteliselt on sul kuluosad, on ju laagrid, mis nagu igapäevaselt töötavad, mis nagu nii kuluvad, on ju. On need, mis ei kuulu garantii alla ja siis on juhtplaat, mootor, see oleneb kõik on ju muidugi ka kasutajast, et kui on lohakas kasutaja, kellel ta maha kukub või ei kasuta tolmuimejat näiteks Terosega või elektritööriistadega üldse. Et masin saab töötrauma, ütleme. No täpselt, et kui tolmuimejat ei ole masinal taga, siis tolm lihtsalt ei tule sealt nii ruttu läbi. Ja ta ummistab ära ja kuumeneb üle ja põleb ka plaat läbi või põleb mootor läbi ja on väga palju selliseid juhtumeid. Sa oled kogu aeg rõhutanud seda tolmueralduse vajadust, et kasutada tolmuimet. Kas see on ka seotud sellega, et masin saab hoopis teistsuguse koormuse, mis ei ole talle kasulik selle eluea seisukohalt, kui sa ei kasuta tolmuimet näiteks? No täpselt, see on nagu inimesega, et kui sul tolmuimejat järgi ei ole, siis on see kogu see tolmupilv on sul ümber, on ju, sa hingad seda sisse, täpselt samamoodi on ka masinaga, et kõik see tolm, kui see tolmuimeja järel ei ole, siis kõik see tolm jääb ju masinasse, sest temal on samamoodi raske hingata. Tal on ka raske töötaja, sellest, et ta ummistub ära. Ma proovisin küsimustega edasi minna, ma nagu arvan sellest seisukohast lähtudes, et need inimesed, kes meid vaatavad, puutööhuvilised näiteks, et mis küsimusi nad võiks esitada. Üks küsimus, mis mul praegu tekib, me rääkisime pneumomasinast ja Terosest näiteks. Kas nende hinnad on väga erinevad ja kui näiteks keegi arvab, et kumb kestab kauem, kumb on efektiivsem, mis nende erinevus on hinna ja sellise töö tegemise seisukohalt üldse, kui näiteks see mingisugused valikuid teha või kommenteerida seda? No kui me räägime näiteks väiksematest puidutöökodadest, kus tuleb päevakorda osta lihvimismasin ja siis tekib mõte, et kas ma nüüd tellin pneumamasina ostan, mis maksab umbes poole vähem kui Teros on ju, või ma ostan siis elektrimasina. Pneumomasinale on sul kõigepealt vaja püsivalt 6 atmosfääri, 500 liitrit õhku minutis. 500 liitrit? Ja sellist õhku ja survet ei anna sulle ükski tavaline kodutarbimise kompressor. Selle jaoks sa pead investeerima juba kompressorisse. Teiseks kompressor, kui palju kulutab sulle elektrit. Ja me oleme Mirkas enam-vähem arvestanud, et umbes 1,5–2 aastaga on Teros ennast tagasi teeninud, kui sa võrdled seda pneumomasina soetamisega. See on minu arust väga asjakohane seda võrrelda, aga millal see muutub tasuvaks? Kas siis, kui on tootmine ja kas nad on näiteks töötundide poole pealt erinevad näiteks, kui kaua sa töötad pneumomasinaga, sest seal on hoopis teine sisustus ju, sisu. No pneumomasin on hästi lihtne, selles suhtes on ta kergem ka või? Ta on veidi kergem ja ta on selle 600–700 grammi juures, kui me Rossist räägime. Ja pneumomasinatel on, kui me räägime tööstustest, siis tööstus on sul nagunii vaja suru õhku. Et sul kõik teised masinad töötaksid ja kui sul see õhk on juba olemas, siis seal ei ole põhimõtteliselt vahet. Siis pane see pneumomasin, kui sa ei raatsi osta tolmuimejat, osta pneumomasin, millel on oma tolmukott ja ta on see DB lõpuga on see tähistus, see tähendab seda, et ta on dust bag ehk ta genereerib ise vaakumit see masin ja imeb selle tolmu sinna kotti. Tõmbab nagu selle pinna pealt välja. Et on 2 erinevat pneumomasinat, on CV ehk central vaakum on ju, mis on siis mõeldud kas tsüklonitesse või tolmuimejatesse ühendamiseks. Et ta tõmba nagu väljaspool nagu. Või siis DB, kes genereerib ise vaakumit.
ja tõmbab selle tolmu kõik kotti. aga kuidas see Teeros ja see pneumo töötundide arvult näiteks, et ma mõtlen seda, et kas suuremasse tööstusesse on mõistlikum võtta näiteks see pneumo, just sellepärast, et võib-olla ta kestab kauem nagu lõppkokkuvõttes, noh oma sisustuse, lihtsam sisustuse. jah, no sellel pneumomasinal ei ole mitte midagi muud sees, kui on laagrid ja turbiin, on ju, õhk ajab seda turbiini ringi, masin liigub kõik, seal ei ole mitte midagi sees põhimõtteliselt. Mis sul seal vahetada on vaja, on laagrid, kui on aeg-ajalt. Ja kui me võtame Teerose, on ju kinnine mootor, harjavaba, juhtplaat, laagrid üleval all, kõik su muud kinnitused, et selles suhtes ma ei oska nagu, või ma isegi ei taha nagu öelda inimestele ette, et mida ta peaks valima, et kui me valime Rossi või tähendab pneumomasina ja Teerose vahel peaksime valima, siis on seal veel ka heli, on ju, et pneumomasinad on ikkagi tunduvalt häälekama. Minu arust jah, see on väga oluline erinevus, ma isegi tunnustasin ära, et tegelikult lärmi on piisavalt palju, aga vibratsioon käele näiteks, kas neil on suht Teerosel on väiksem, jah, vibratsioon käele on, Teerosel on ta mõõdetav ja seda on nagu lihtsam hoida nende selle vibratsiooni taseme sees, mis on lubatud. Õhumasinatega on veidi raske. Võib öelda niimoodi, et see Teeros sisuliselt on tehnoloogiliselt keerulisem ja siuke täiuslikum masin mingisuguste parameetrite poole pealt, aga see pneumomasin on nagu lihtne, siuke töökindel loom on ju, mis sõltub pneumo. Ta on nagu puhtalt tööloom. Kui sul on ikkagi tootmises seal ütleme 5, 6, 10 või 20 lihvimislauda, kus inimesed päevast päeva töötavad, siis see heli, mis tuleb õhumasinatest ja heli, mis tuleb elektrimasinatest, see on ikka kordades erinev. Aga võib-olla lähme üle selle lihvimis nende paberid ja võrgud. Minaks mõni vist, ma ei mäleta, millal ma esimest korda puutusin kokku võrguga, minaks oli siuke, kuidas öelda, üllatus, et kuidas lihvimisvõrk. Millal see lihvimismõrk üldse turule tuli, näiteks Mirka poolt, ja mis on taga juhtunud vahepeal, ma mõtlen, mis seisus ta praegu on oma kvaliteedis, ja mille poolest ta erineb siis sellest tavalisest aukudega liivapaberist? No Abranetil ehk siis lihvimisvõrgu Mirka, kes leiutas siis lihvimisvõrgu. Kas ongi Mirka siis leiutaja? Abranet on siis abrasiivne võrk põhimõtteliselt, jah? Ta on nagu net ehk võrk, on ju, ja abrasiiv, jah. Et just sellel aastal sai Abranet 20-aastaseks, ehk siis 20 aastat tagasi leiutati Abranet. Ja mis on temaga nagu selle aja jooksul juhtunud, on ju, et kõigepealt alustati alumiiniumoksiidi abrasiiviga, Abranet, Autonet, siis tuli Abranet Ace ehk siis keraamiline, on ju, et ei ole alumiiniumoksiid siin peal, vaid on keraamiline. Aga mis seda vahe on, kui siin täpsustada või? Kõige suurem vahe, mis on alumiiniumoksiidi ja keraamilise abrasiivi vahe, on see, et keraamiline tera, kui tema nagu ei kulu, vaid ta murdub. Lihvimise aja jooksul ta murdub, aga ta murdub niimoodi, et see tera on kogu aeg terav. Et paljastab uue tera nagu. Jah, ta läheb nagu katki, aga teravik on kogu aeg püsti ja see tähendab seda, et ta töötab kuni lõpuni. Et ta lihvib teravalt kogu aeg kuni nii kaua, kuni tal seda abrasiivi selle võrgu või paberi küljes on. Aga alumiiniumoksiidi tera on niimoodi, et mida rohkem sa lihvid, seda ümaramaks ta läheb ja lõpuks ta enam ei lihvi, vaid ta kas ta poleerib või silub lihtsalt seda pinda. Aga kas sellest tuleneb ka see järeldus, et kuskil on see sobilik, see alumiiniumoksiidiga, see abrasiiv, ja kuskil on sobilik siis see keraamiline, et kuhu on see näidustatud näiteks? No alumiiniumoksiidist, kui me räägime nüüd täna puidu lihvimisest, kui sul on pehmed puud, on ju, mänd, kuusk, siis tavaliselt on see, et abrasiiv ei kulu ära, vaid võrk või leht või paber või ükskõik, mis ketas või leht sul on, ta läheb lihtsalt täis, see vaiku läheb see pind sul mingil aja jooksul täis ja kõik, ta rohkem ei lihvi. Et see abrasiiv ise ära ei kulu. No ta kulub, aga ta ei kulu lõpuni. Ehk siis tema
tööiga sõltub ikkagi sellest, et kui vaigune su puu on ju, ja kas ta on liiga niiske või seal on hästi palju parameetreid, on ju, mis määravad selle, kui kaua sa saad seda lihvida. Aga kas sealt tulebki siis see näidustus, mis paber või võrk sobib näiteks selle vaigusele puule ja no kui me räägime näiteks mingi tisleri kuivast või niisugusest ehituskuivast seal 8%, 12% või kus võrk, selles mõttes, kuidas asjad toimuvad, et kui inimene tahab teha valikuid ja tahab saada mingit eelinfot, saab praegu sinu käest, siis kuhu sa juhiks tähelepanu, mida võiks proovida, mis toimiks paremini, kestaks kauem ja siis sealt ka kulud? No kui me nüüd võrdleme näiteks 15 auguga paberketast ja võrku, on ju, siis siin on juba kõige suurem vahe ongi selles, et see tolmueraldus, kui sa kasutad tolmuimejat, siis tolmueraldus läbi võrgu on kordades suurem. Kas selle võrgu idee ongi siis see, et tagada põhimõtteliselt mitte eeskätt see tolmueralduse efektiivsus, jah? No täpselt, et mida vähem sul tolmu siin pinna ja ketta vahel on, seda rohkem teeb ketas tööd ja seda kauem ta töötab. Kui see tolm jääb sul siia ketta ja detaili vahele kõik ja ta on veel vaigune ka näiteks, on ju, ta kitib selle ketta sul täis ja on kõik, sa rohkem ei saagi lihvida. Et vaatamata seda, et on seal mingi 15 auku, see ei ole nii efektiivne, kui on võrk, jah? Igal juhul ei ole. Aga kui me nüüd räägime seda, et mis on vaigusele puule, mis on lehtpuule, kas seal vahet pole siis enam, jah? On siis võrk ja ongi näiteks seal... No kõige suurem vahe tuleb, kui me räägime vaigupuudest ja laiade lintidega lihvimisest. Siis mida vähem on sul abrasiivi, ütleme, ruutsentimeetri peale või ruutmeetri peale. Tihedus siis, abrasiivi tihedus. Jah, seda rohkem on siin, linte meil ei ole võrku, on ju, et selles suhtes ma võin rääkida, et mida vähem on sul abrasiivi laia lindi peal, seda rohkem on ruumi sellel vaigul sinna abrasiivide vahele jääda. Et ta tuleb sealt välja, kui ta. Aga sul on hästi palju abrasiivi ruutsentimeetri peal ja siis sa pead veel lihvima vaigupuud, siis selle vaigul ei ole mitte kuskile minna, ta jääbki kohe siia abrasiivi peale. Aga kas võrgul on see omadus siis, jah? Ei no võrgu, kui me lintidest räägime, siis võrku, laia linti võrku ei ole olemas, on kitsas võrk. Aga ma mõtlen, et kas on olemas masinatele, väikestele masinatele sellised paberid või võrgud, millel on see omadus, kus on arvestatud selle vaiguse puu lihvimisega, et ta kaob ära nendest... Jah, meil on spetsiaalselt on selle jaoks olemas avomaks, ehk siis avo tähendabki nagu avoinna ehk avatud. Ehk see struktuur on kõik avatud, et tal on võimalikult vähe abrasiivi siin peal ja siis on sellel vaigul vähemalt kuhugi minna ja välja tulla. Et kas see ongi siis just arvestatud selle vaiguga, jah? Jah, täpselt. Ma tahtsingi sinna jõuda selles mõttes, sest mina kasutan kuidagi niimoodi loomulikul moel on välja kujunenud, mis on minu jaoks mugav, siis minu jaoks ongi see keraamiline võrk, kuna ma töötan lehtpuuga, põhiliselt see ongi see saar ja tamm, siis minu jaoks need on kõige efektiivsemad ja kaua kestavamad asjad. Kuidas sa kommenteerid just seda, et kõva puit ja siis võrk ja muidugi ka keraamiline näiteks, jah. Ongi see koht, kuhu sa mõelda. Sinu lemmik on muidugi Abranet Ace HD, mis on, kui me räägime siin sellest võrgust ehk sellest tekstiilist, mis on abrasiivi all või mille küljes abrasiiv on, et see on hoopis tugevam, et kui me võrdleme. Kas see HD ongi hard? HD ongi jah, nagu heavy duty, väga tugev. Et see võrgu, see materjal ise on juba paksem, tugevam, tal on see ääre tugevus on teine, kui me võrdleme Autoneti või Abraneti või Abranet Ace HD-ga, siis see kangas on ise tunduvalt õhem, ehk siis see äär mingi aja jooksul läheb nõrgemaks ja kui sa kuskile terava nurga pihta veel lähed, siis ta hakkab arunema tasapisi siit. HD-l seda hirmu praktiliselt ei ole, et temaga võid lasta ikkagi lõpuni. No mulle meeldib üks tema omadus see, et kuna see just see tugev põhi
ta annab seda survet ühtlaselt edasi materjale, et ta ei neela, eriti kui ma lihvin maha neid EPO kohti, kus on mütsid, kivistunud mütsid, siis ta nagu ei lähe selle ümber, või ta nagu surubki peale. Ta on nagu jäik, on ju, ja kui sul ja lihvaritald on ka veel jäik, siis ta annab kogu selle, kuidas ma nüüd ütlen, sileduse nagu annab edasi otse detailile. Ühtlaselt ja edasi. Aga kas tootja poolt on ka selle näidustus ka, ongi, et kõvemad puidud või kus on see? No kõvad puidud, kõvad pinnad, autotööstus. Metallpahtel ka, jah? Metallpahtel on igasuguseid kahekomponentseid pahtleid puidutööstuses, mis on kuivavad ruttu, mis on väga kõvad. Et sinna seal krundid kõvad, tal on nagu see vahemik on hästi suur, et see lõppkokkuvõttes on ikkagi klient see, kes ütleb, et see nüüd on minul nendest 3 on ju ruutmeetri hind kõige soodsam, et ma kasutan seda. Aga huvitav, ma võib-olla ikkagi korraks niimoodi rääkisime sellest, aga ma küsiks konkreetselt, kas on ka selline seisukoht olemas, selline kogemuse põhjal, et see tasuvus, sest paljud inimesed mulle on rääkinud seda, et kui sa vaatad võrgu hinda, siis ta on kallim kui see tavaline aukudega liivapaber, isegi ma olen vaadanud, et inimesed vaatavad seda kõige odavamat sihukest liivapaberit, ja arvavad, et see ei ole mõistlik. Aga samas kogemused, minu kogemus ja inimesed, kes kasutavad seda võrku, on öelnud, et see on ikka hoopis esiteks teine töö tulemus ja isegi lõppkokkuvõttes on see odavam. Et selles mõttes, kuidas tööstuses on? Kas tööstustes, võrk pääseb löögile? Tööstustes ikkagi mõõdistatakse või vaadatakse ruutmeetri hinda igal asjal, on ju. Nii lihvimises, värvimisel, ükskõik mis protsess sul seal tootmises on, ikka vaadatakse, et mis tuleb, kas siis detaili hind või tuleb ruutmeetri hind. Et loomulikult, kui sa võtad siin paberkettad, odavamad võivad algavad seal võib-olla 10 sendist tükk ja võrgud lõpevad seal 5-60 sendiga kuni euroni tükk, on ju, siis loomulikult vaatad, et issand, et seal on 10-kordne vahe, on ju, aga see, mis on nagu Mirka idee, mitte idee, vaid nagu lööklause kogu aeg, et meie kõige tähtsam idee on tolmuvaba lihvimine. Et kui sul ei ole tolmu detailide vahel, seda kauem töötab su ketas, seda agressiivsemalt ta töötab, seda kiiremini sa saad oma lihvimised tehtud ja seda väiksem lõpuks tulebki sul lõpptoote hind. Et see kõik lõpuks taandub ikkagi loomulikult ruutmeetri või tüki hinna peale. Et kas see ikkagi teeb selle nagu selles mõttes vastuvõetavaks? Sest ma olen edasimüüjatega, Mirka asjade võrkude edasimüüjatega rääkinud ka, kas see läheb suurt nagu tootmist ka masinate alla, siis on öeldud, et näiteks see AutoNet-võrk, et ta on mõistlik oma hinnaga ja see läheb just sellepärast, et tolmu ei ole ja ta teeb tööd ja ta kestab kauem kui see tavaline paber. Ja mõnedes, kus on näiteks kasega tehakse tööd, on täiesti keraamiline võrk ja inimene on öeldud, et see on lõppkokkuvõttes odavam. Et kas seda näiteks on viimasel ajal nagu näha, et isegi suuremad tootmised lähevad? Suuremad tootmised on siin ikka juba, ma arvan, viimased 15 aastat, kes korralikult oma hindasid jälgib või toote hinda, siis minnakse ikkagi võrgu peale üle. Nii kaua, kui on võimalik võrguga lihvida, siis tahetakse võrguga lihvida. Kui sul on ikkagi keerulised detailid, palju profiile, siis kas siis kile põhjal või paber põhjal, näiteks multihõul tänapäeval on ka suhteliselt hea juba. Aga sul oli siin midagi näidata, mingid uued? No meil on, ta nüüd ei ole nüüd kõige uuem, on niisugune umbes aastavana toode. Näita mulle ka. On Novastar, et tema põhi on nüüd kile, et on nagu kile peal on see abrasiiv ja multihõul, ehk siis temal ei pea ka nüüd otsima seda aukude kombinatsiooni lihvimismasina tallaga. Et ei pea kohakut ja ei pea olema. Väiksed augud. Ja siin on 121 auku ja isegi kui need lihvimistalla
ja paberiaugud ei ole kohakuti, siis see tolm hakkab siit aukude vahelt niisugused ise väikseid kanaleid tegema ja leiab selle augu talla sees, kust tolmu imemine ära toimub. Et kas see ongi tänu selle struktuurile siis seal, jah? Täpselt sellele, et tal on palju auke ja tal on ruumi sellele tolmule ära minna. Et kui sul on siin nüüd all, ütleme niimoodi, et on multihõul ketas ja siis sul on 8 auguga 150 millimeetrit tald, on ju, siis ei ole sellel tolmul, tal on ainult 8 auku, kuhu see tolm peaks minema. Siis loomulikult hakkab tekkima see, et see tolm jääb siia ketta ja talla vahele. Et see on ikka jälle see sama tolmueralduse teema. Täpselt, et see tolmueraldus on väga-väga tähtis, et sul üldse abrasiiv lõpuni töötaks. Ja minu kogemus seda kinnitab, ma olen ka aru saanud. Varem ma püüdsin seda vältida kogu aeg, sest mulle tundus kuidagi see kõik ebamugav. Aga praegu on see muutunud niisuguseks tavaliseks asjaks. Aga mis katel tal on? Alumiiniumaksid, keraamiline? Siin on nüüd, minul on see Novastar on käes, on tema nüüd kile peal ja samasugune on meil iriidium on paberi peal. Ja siin on alumiinium ja keraamiline abrasiiv on siin nüüd segamini. Abrasiiv toetab teist, et ta oleks kaue töötav. Et kui alguses hakkab tööle alumiinium hakkab nüriks minema, siis keraamiline töötab ikkagi lõpuni välja. Kui ma rääkisin, et ta murdub, et ta töötab lõpuni. Aga see on ka puidutööstusele ja metall? Jah, ta nüüd päris mändi ja kuuske tema hinna ja siis ruutmeetri hind läheks natukene kallimaks. Sest ta ikkagi vaigustel, pehmetel puudel ta ei anna nagu seda efekti. Ta annab pigem ikkagi kõvadel pindadel selle efekti. Et see paber või see tarvik, mida sa soovitasid selle vaiguse puu lihvimiseks oli, mis? Kui me laiast lindist räägime, mis avomaks, jah. Aga masinale on see ikka sama ikka võrk. Aga mis muidu tänapäeval seal Mirkas, kuhu liigutakse, kui see ei ole siuke konfidentsiaalne kinnine info, et kuhu liigutakse, on mingeid uusi asju, tehnoloogilisi siukseid väljakutseid vastu võetud? No praegult on väga-väga kõva sõna on meil nüüd Airos ehk siis robotlihvija. See tähendab nüüd seda, et meie ise ei müü nagu tervet robotit, vaid me müüme sellele roboti käpale, müüme lihvimismasina. Et põhimõtteliselt, et lihtsalt paned lihvima ja lähed muud asja ajama? No tead, programmeeritakse ära, et tänapäeval on juba ju 2 sorti, on kobot ehk siis nagu koostöörobot on ju, sina oled siin kõrval, robot on sinu kõrval siin ja töötate koos on ju, sa valmistad talle võib-olla mingi detaili ette või vastupidi, tema valmistab sulle detaili ette. Et nii kui ta vastu sind näiteks läheb, ta kohe lülitab ennast välja, et on hästi-hästi turvaline. Et temaga saad reguleerida siis näiteks sul on vaja sealt eestpoolt on vaja lihvida vähem, väiksema survega, siitpoolt on vaja lihvida sul suurema survega või rohkem, siis sa saad kõike programmeerida, et sa ei saa, põhimõtteliselt ta võib kõike, sa annad talle isegi selle ette, et millal ta tõuseb püsti ja ütleb, et nüüd on aeg ketas vahetada. Et tavaline inimene tavaliselt hakkab lihvima, siis ta lihvib, ütleb, see paber või ketas enam ei võta, et viskan minema, võtan uue, aga robot ei tee seda. Temal on öeldud, et sa pead lihvima 5 detaili või 1 ruutmeetri või mingi aja. On ju. Ja võib-olla üks põhjus on see, miks robot, et ei nõua suisupausi. Tahab ainult ketast vahetada, edasi töötada, aga mees tahab suisupausi ja vahepeal ei tule võid 2 või 24/7 töötada. Aga kas ilmselt on see nüüd see lugu, et see on suur tootmisesse, kus on selle tasuvus, kus on kiirus, kus on mingi siuke masstootmine, et see ilmselt maksab ju kõvasti. Väiksemad koostöörobotid ise hakkavad seal kuskil 15-20 000 pluss siis lihvimispea juurde, et ta nüüd ei ole üle mõistuse investeering. No sõltub kuhu, näiteks sõltub kuhu. Igapäevaselt vaja mingit detaili lihvida, siis... Aga see on ainult puit või mingid siuksed tundlikumad? Ainult puit või mingid tundlikumad? Ei, see on seinast seina. On hästi palju autotööstusi, kes on meil viimasel ajal neid roboteid või Airoseid tellinud, igasugused autotööstuste
allhankijad, kes teevad neid sisepaneele või stangesid või mis iganes asju, tuuliku tegijad, mööbli tegijad, ukse tegijad, see ainult praegu kasvab, suure hooga kasvab praegu kogu see roboti teema. Jah, see on igas valdkonnas tegelikult. Aga ma sooviksin küsida ka seda, sa ütlesid, et sa oled 5 aastat juba Mirka tehases tööl. Mis on sinu ameti sisu, igapäevane sihuke töö? No mina olen siis Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ja Ukraina müügitugi või siis tehniline müügi esindaja või müügijuht, et selles suhtes nagu meil on ta nii laiali valguv, et me osutame tehnilist tuge ja ka müügitugi, ehk siis puidu ja ehituse valdkonna sektor on nagu minu vastutusel ja et ma ei oskagi nagu täpselt öelda, mis see minu ametinimetus on. Oled siuke nagu rändmüügijuht nagu, jah? Ja tänasel päeval ei saa öelda, et väga rändav olen, nagu olen kodune müügijuht. Kaugtöötada. Aga oli, kui vabam see reisimine, siis ikka kogu aeg reisid ja selles mõttes on see vastavalt vajadusele, jah. On see huvitav ka? Väga huvitav, mulle väga meeldib. Aga vot, me mainisime seda puutööd. Kas sa ise ka oled puutööd teinud? On sul ka mingisugune siuke hobi või? Kusjuures ma just praegult käin Võrumaa Kutsehariduskeskuses mööblikursustel. Teen omale raamaturiiulit seal. Et kas sa käidki just selle pärast? Jah, et saada natukene rohkem ettekujutust ka igastest muudest protsessidest, mitte ainult lihvimisest. Olla nagu asjaga seotud otseselt. Aga peab ütlema seda, et Saaremaale Kalmer tuli selle pärast, et mida siin teha, me võtsime ta siin lihtsalt vahepeal vahele, et temaga siin juttu rääkida. Aga tema mõte oli tegelikult mitte puutöö, vaid mis sa siia Saaremaal tulid tegema? Kalale ikka. Kalale. Mis kala siin Saaremaal peale lesta veel pakutakse? Meie lähme nüüd augi ja ahvenat püüdma. Et Kalmer on kalamees. Aga me hakkame lõpetama oma vestlust ja kui teil on küsimusi tellijate poolt või kes vaatab meie videot, me proovime võib-olla järgmine kord Kalmeriga sellest siis rääkida ja siis tutvustada Mirka tooteid, vaadake seda lihvimise profid videode sarja. Ma tutvustan neid asju, millest me rääkisime ja muidki lähemalt. Ja siis Kalmer tahab midagi öelda, äkki tuleb sul meelde või sellega panemegi tänase vestlusele punkti. Jah, kohtumiseni. Jah, kõike paremat. Head aega.